Tere tulemast ehitusregistri tutvustusele. Täna räägime siis kooskõlastustest ja arvamuse avaldamistest ja natukene näitan ka, kuidas siis kaasamine kaasatu vaatest välja näeb. Ja kõigepealt ma tutvustan siis sisse logimata vaadet. Sisse logimata vaatest suurt muudatusi ei ole. Menüü on samasugune vasakul peal. Siia peale vajutades saab menüü lahti teha, minna kas avalehele, ehitamiste plokki, kasutamiste plokki. Selle me oleme nüüd jaganud kaheks. Ehitamise all näeb projekteerimistingimuste taotlemise võimalusi ja siin on ka alla tulnud siis vahelehed, mis juba aitavad siis täpsemalt edasi liikuda. Näiteks projekteerimistingimuste vahelehel on lühike tutvustus, millal projekteerimistingimusi taotletakse, kes üldiselt neid projekteerimistingimusi annab ja kuidas siis saab nendega tutvuda ja mida selleks tegema peab. Siis eraldi plokk on ehitamine, lammutamine, ehituslubade ja ehitusteatiste plokis on kirjutatud ehituslubadest, ehitusteatistest. Siis on ehitamise alustamise teatis ja täieliku lammutamise teatis. Saab siit valida sobivalt siis selle info. Ja täieliku lammutamise teatis. Lühisike info. Siin on ka lingid, mis viivad ehitusseadustikku vastavasse paragrahvi. Kasutamise plokki meil on toodud eraldi kasutusluba ja kasutusteatis ja andmeprobleemide alla hetkel on kuvatud siis andmete esitamise teatis, mida saab ka hakata nüüd siis, kui me laivi jõuame, läbi ehitusregistri taotlejate poolt koostama ja esitama. Kasutusloa plokis räägitakse kasutusloa esmasest infost, millal seda täidetakse ja tehakse ja andmete esitamise teatise plokis räägitakse siis, millal andmete esitamise teatist esitatakse, kes esitab ja kuidas siis see registrisse jõuab. Siis on energiamärgise teatised, saab neid siit kaudu. Infoportaal, see on juba meil eelmisest aastast olemas, siit kaudu saab teha erinevaid päringuid, tutvuda erineva statistilise infoga. Ja siis juhendite plokk. Juhendite plokk jaguneb kolmeks, on platvormi enda tutvustus, juhendid arendajatele, meie arenduste teekaart, mis meil on plaanis teha, kuhu ühel hetkel välja on hetkeseisuga plaanis jõuda. Kasutaja abimehe alla koonduvad rakenduse kasutusjuhendid, on ehitusregistri kasutusjuhendid, ehitusprojekti dokumentide vormistamise soovitused ja nõuded ja siin, kuna tegemist on hetkel testkeskkonnaga, siis kõiki väljasid ei ole täidetud, aga kui on vaja, siis me saame siia ise lisada vajalikku infot juurde. Nõuded ja seadusandlus hakkab koondama erinevaid dokumente, mida ehitusregistri ehitusprojektide koostamisel kasutatakse. Nii. Siis on veel meil koolituste plokk. Koolitusmaterjalide leheküljele tulevad kõik koolitusvideod, mida ehitusregistri koolitamiste raames oleme me läbi viinud. Need paiknevad YouTube'i kanalis, aga siit kaudu saab ka nendele ligi. All ja aluses on ka YouTube'i kanali link, e-ehituse teemaveeb ja Facebooki link ka, et Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi Facebooki kontole saab meie kontaktid. Kui tekivad mingid tõrked, saab nende kaudu meiega ühendust võtta. Räägin korraga päises olevast teenuste otsingust. Teenuste otsing on selline aken, kust kaudu saab siis erinevaid otsinguid teostada. Näiteks juhendid. Siia infot trükkides, siis teenus otsib siis välja erinevad kohad, kus on siis juhenditest räägitud. Et kas siis info ja juhendite all
juhendid arendajale või siis rakenduskasutusjuhendid ja juhendile klikkides või lingile klikkides jõuab siis sellesse õigesse jaotusesse. Nii. Aga ma nüüd login sisse, siis meil on palju parem ja rohkem asju, mida näha. Nii. Autenditud avaliku kasutajana näitan ära, ta on tegelikult laias laastus kõikidel teistel samasugune, see ei oma menüü osas suurt erinevust. Et meil menüüs on avaleht ja tuleb juurde siis töölaud. Et töölauale kuvatakse siis hetkel minu objektidele minu vallasvara. Tulevikus võib-olla siia lisandub veel menüüpunkte. Ja minu dokumendid. Minu dokumentide all kuvatakse kõiki, on selline vaheleht, et kõiki minu pooleli olevaid dokumente, mida ma olen kunagi hakanud koostama ja neid dokumente, mis on siis esitatud, registrisse kantud ja mis on minuga seotud, saab siit kaudu ka vaadata. Kõikidel tabeli komponentidel on filtrid. Filtrite kaudu saab neid dokumente erinevate otsingute kaudu välja filtreerida. Et kas ainult dokumendi liigi kaudu, siit saab otsida, milline pakub huvi või siis on teada ehitisregistri kood täpselt, mille kaudu otsida siis selle ehitisega seotud dokumente. Võib-olla ehitise nimetuse järgi, võib-olla on teada dokumendi number mingist e-kirjast, seisundi järgi, kas dokument on kehtetu, registrisse kantud, tagasi võetud, tühistatud, et saab neid valikuid teha. Ja siis võib-olla ainult kuupäeva järgi, et on meeles, et üle-eelmine aasta millalgi sai esitatud, täpselt ei teagi, mis ja kus, aga et siis neid valikuid saab kasutada ja siis otsida. Võtame siit altpoolt mõne ehitise, siis on hea seda näidata ka. Dokumendiga seotud ehitise registri kood. Loetelusse tuli siis üks valik, registriparanduskanne, kes, millal, kus on siis seda dokumenti koostanud ja saab välja filtreerida. Samamoodi siis on ka pooleli olevates dokumentides erinevad valikud, kuidas siis välja filtreerida õiget dokumenti. Nii. Ja minu töölauale hakkavad tulema ka kutsed minu kaasamiseks. Kutsed minu kaasamiseks on siis selline plokk, kus siis kohalik omavalitsus valib toiminguna kaasamine ja kaasab kellegi ehitusloa või kasutusloa menetlusse. Need kaasamise kutsed tulevad kõik ühte tabelisse, ka seda tabelit saab filtritega õhemaks filtreerida. Aga siis minu kaasamistes arvamuse avaldamine või seisukoha kujundamine on ülimalt lihtsaks tehtud. Piisab sellest, kui valida menetluse number, vaatan menetlust. Siis programm avab siis kaasatule menetluse, mille raames teda siis kaasati. Esimene lehekülg on kaasamine ja kaasamisel kuvatakse kaasamise seisundid, kas tegemist on ootel oleva kaasamise taotlusega või mingis muus seisundis, kes on see kaasatud isik, mis on kaasamise põhjus. See väli täidetakse kohaliku omavalitsuse poolt ja siia kohalik omavalitsus kirjutabki, mis põhjusel ta siis kas siis omanikule või piirinaabrile või kellelegi teisele on selle menetluse kaasamiseks saatnud. Ja millal on siis selle kaasamise tähtaeg, et see määratakse ka menetleja poolt. Ja siin minu arvamuse plokki saab kaasatu teha valiku ja avaldada arvamust, et kas ta on selle kavandatuga nõus või ta ei ole sellega nõus ja miks ta ei ole nõus. Et kui see riivab tema õiguseid ja ta teeb valiku, siis märkuse täitmine muutub kohustuslikuks ja see tuleb täita. Selleks, et nüüd tutvuda selle menetlusega, on siis järgmised tääbid, kus siis vajalik info on olemas.
et menetluse tääbi peal kuvatakse selle menetluse koondinfot, missugune taotlus saadeti kooskõlastamiseks või kaasamiseks. Vajadusel saab selle faili siit alla laadida, genereeritakse PDF-i, kes on menetlev asutus, kes on menetleja selles menetluses ja menetluse number. Ehitiste ja seisundit menetlusplokis kuvatakse neid ehitisi, mis siis sellel menetluses on parasjagu siis pooleli, et kas nad on kooskõlastusringil või mingis muus seisundis. Ja siit saab katastri tunnusele klikkides näiteks kohe katastriüksust vaatama minna, et kus see ehitis asub. Vaatan, kas ta tuli välja. Näiteks selline ehitis saab kaardi pealt kohe mugavalt vaadata, vajadusel siis kaardiserverisse siit edasi liikuda. Nii. Ja see tabel on selline pikem, et kui see menetlus on ka lõppenud, et siis kuvatakse ka siis seda infot siin, et võib-olla ühe ehitise osas, mida kaasamisel ehitis, mille menetluse raames kedagi kaasata polnud vaja, kanti registrisse, siis kanti registrisse, aga näiteks loakohustusliku ehitise puhul küsitakse kaasatu käest arvamust. On erinevaid stsenaariumeid võimalikud. Jällegi tabelil on võimalik siis vajadusel filtreerida ja vajadusel saab ka seda tabelit natukene kitsamaks teha. Näiteks kui mind ei huvita seisund ja menetluse lõpu kuupäev ja tähtaeg ka pole oluline, siis need valikud saab välja lülitada ja see tabel muutub õhemaks ja võib-olla paremini siis hallatavaks, oleneb, kui palju seda infot siin tabelis on. Mõnikord on ehitiste nimetused ja aadressid väga-väga pikad. Nii. Ehitiste tääbi peal saab vaadata siis nende ehitistega seotud infot. Et kõikidel ehitiste vaadetel on pluss-miinus nupud, millega saab vajadusel ehitise infot kokku pakkida. Et kinnises variandis on nad niimoodi, et ehitis 1, ehitis 2. Kui mind huvitab ainult tunnel, siis ma teen ainult selle tunneli info lahti. Vaatan üle ehitustegevuse info, saan kinni panna eest ära, et see on nüüd mul läbi käidud ehitise üldinfo, kõik need andmed. Kui on püstitamisega tegemist, on info ainult taotluste andmetel. Kui on ümberehitamisega või laiendamisega, siis ehitisregistrisse kantud andmed kuvatakse siia paremale poole helehalli tausta peal plokki. Oletame, et ehitisel info oli ka veel korras. Ehitise kasutamise otstarbed. See esimene rida siin on lisa see filter, mis on vaikimisi avatud. Et kui seda ei soovi vaadata, siis saab selle filtri lihtsalt siit eest kinni panna ja on kohe näha siis ainult see kasutamise otstarve. Ja kui on ka pindala, vaatame hoone puhul, siis on see pindala siia kuvatud. Nii, kasutamise otstarbed on ka korras. Ehitise mõõtmed kõik, kui pikad, kui laiad see ehitis on. Vaatame, et siin ei olegi mingit infot. Konstruktsioonid ja materjalid ka midagi ei ole. Saan eest kinni panna. Ehitise tehnilised näitajad. Olles tutvunud, saan kinni panna. Ehitise asukoht, kus ehitis täpselt paikneb. Ehitise asukoha peal siis saab koordinaate vaadata. Kuju alla jäävad katastriüksused. Milliseid maaüksusi see hõlmab, kas tegemist on, kuidas see kuju on siis moodustatud, kas ta on mõõdistatud, milline see geomeetria tüüp on, hästi palju infot. Nii, kui need ka huvi ei paku, siis saab kõik need kinni panna. Paneme aadressi ka. Siis kokku pakitud kujul siis see ehitise info on nüüd ühe lehekülje peal varasemaga võrreldes ehk parem hallata ja üle vaadata neid andmeid. Ja siis halja tausta peal miinusmärgi paneb siis kinni selle ka. Ja vajadusel uuesti on vaja lahti teha, siis saab siin järjest kõike vaadata. Teiste ehitiste puhul ka. Oleneb, kui palju neid ehitisi siis on. Nii, dokumendid. Dokumentide lehel, kui on ehitusloa eelnõule lisatud ehitusprojekt,
siis kuvatakse seda siia ehitusprojekti vaatesse. Praegu tundub, et siin seda ehitusprojekti ei ole lisatud. Kui taotlusele on lisatud lisadokumente, mingid mõõdistused, asukohaskeemid, võib-olla on mingid muud projektid, mis selle menetluse raames vajavad kooskõlastajatel, arvamuse avaldajatele lisainfo andmist, siis need kõik saab siia taotluse lisadokumentide alla lisada. Juhul, kui neid dokumente on hästi palju, siis filtri kaudu saab neid faile päiste järgi siis jälle õhemaks filtreerida. Kui tegemist on hoonega, millele on ka energiamärgis külge pandud, siis näeb seda energiamärgiste plokis, et millise ehitisega, milline energiamärgis on seotud. Ja kui tegemist on olemasoleva ehitisega, siis ehitisregistris olevad dokumendid kuvatakse siia alumisse plokki. Mõnikord on vajalik ülevaadet omada, kui on ühte ehitist palju ümber ehitatud, et mitmes dokument siis juba käsil on. Nii, aga oletame, et ma olen täiesti nõus sellega, et selle kavandatuga, siis ma teengi ainult täpikese ja esitan ja siis läheb see arvamus ära. Kui ma üldse ei soovi midagi öelda, ma ei ole nõus, aga ma ei ole ka vastu ja mul üldse arvamus puudub, siis piisab ka, kui vajutada nupule arvamus puudub. Ja selle kaasamiskutse vaatelt saab ka otse minna siis töölauale ja alustada. Võib-olla ma otsustangi, et see hetkel ei kujundagi seisukohta, lähen vaatan teist saabunud kutset. Ka see variant on võimalik. Aga oletame, et kui ma olen selle kavandatuga nõus, siis täpikene kirja ja esitan. Siis tuleb kinnitusteade, et kas ma olen ikka kindel, et soovin arvamuse esitada ja see läheb ära, seda hiljem muuta ei saa. Et selleks, et saaks uuesti arvamust avaldada, peab menetleja tegema uue kaasamiskutse. Aga et võib-olla ongi mingisugune ettepanek, millega menetleja arvestab, siis menetleja saadab nii ehk naa uuesti selle dokumentatsiooni kaasatule ülevaatamiseks, et kas nüüd on korras see asi. Nii, aga ma esitan nüüd ära. Nüüd hakkas mõtlema midagi. Ma vahepeal ära ei ole kadunud. Webinaride puhul, kui keegi... Teoorias peaks oleks ma see nüüd läinud. Ma panen praegu loobun. Mõtlen, miks tal ei meeldinud see. Proovime uuesti. Äkki ta ei saanud kohe ühendust. Ei taha praegu reageerida. Tegelikult läks, oletame, et see läks nüüd ära meil. Nii. Kooskõlastuste andmine. Kooskõlastuskutsed tulevad samamoodi minu töölauale. Võtame näiteks TTJA ja vaatame seal, kuidas menüü seal töölaual siis välja näeb. Minu töölaud. Nüüd ametitel on mõnevõrra rohkem neid alammenüü punkte kui kaasatutel ja ehk siis eraisikutel, kuna eraisikud ei kooskõlasta ega avalda arvamust, nemad saavad siis kutsed kaasamiseks. Aga kui on juriidilised isikud ja ametid, siis nendel on lisaks minu dokumentidele kutsed minu kaasamiseks veel minu menetlused, minu kooskõlastused ja minu arvamusavaldused. Ja minu kooskõlastuste lehele minnes, ma panen kõigepealt need aknad kinni, et on 3 tabelit. Esimeses tabelis on minu vastutusel olevad kooskõlastused. Kuvatakse kõik, mis ma olen võtnud endale töösse, mida ma menetlen. Selles tabelis on ka filtri võimalus, saab välja filtreerida näiteks ainult sooritatud kooskõlastusi. Otsin ja siit ma saan vaadata kohe siis kõikidele kooskõlastustele, kuhu ma olen juba siis mingisuguse arvamuse või kooskõlastuse saatnud. Ühendan väljad
ja vaikimisi siis kuvatakse töös olevaid asju, et oleks silmal need õiged. Ja kui ma tean, et mul on kolleeg puhkusel, siis ma saan vaadata ka kõiki minu asutuses kooskõlastamisel olevaid menetlusi. Kas ta jõuab selle välja laadida? Tundub, et neid on praegu hästi palju siin. Vaatame, kas ta laeb. Nii, ei olnudki nii palju. Mis ta huvitav otsis? Ikka juhtub. Nii, ja siis ma näen, et näiteks mul kolleegil on ka töös mingisugune objekt ja kui nüüd on teada, et Tiina läks puhkusele ja see kooskõlastus on vaja ikkagi ära teha, see tähtaeg on kohe-kohe ja ta ei tule puhkuselt enne tagasi, siis vaatan menetlust menüü nupi kaudu. Ma saan selle kooskõlastuse enda nimele võtta, et siit kooskõlastaja real pliiatsi nupu juures vajutades saan isikut vahetada ja võtta näiteks enda nimele selle kooskõlastustoimingu. Salvestan ja kui see on enda nimele võetud, siis saab siin teha toiminguid ehk sisekommentaarid teha oma asutuse siseselt. Kui ma olen Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti rollis, siis ma saan oma Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti asutuse siseselt selle sisekommentaaride ringi teha. Ehk et need kommenteerijad kõik on siis minu asutuse töötajad. Näiteks ma teen siit Annelile kiirelt selle kooskõlastuse toimingu, lisan ta siia loetellu ja saadan selle ära. Ja kui nüüd Anneli näiteks kommenteerib, siis tema kommentaar tuleb siia alla ritta. Nii. See on siis see, kui ma võtan nüüd minu kooskõlastustest asutuse vastutusel juba menetlusse võetud või töösse võetud kooskõlastuse üle. Ja siis tagasi pöördudes on näha, et mul on siis 2 kooskõlastust töölaual, millega ma siis saan tegeleda. Nii, siis keskmises või teises plokis on minule kommenteerimiseks saadetud kooskõlastused ja siia nüüd tulevadki need kooskõlastused, mille minu kolleeg mulle on saatnud, see sisekommenteerija ring, et nemad tulevad siia. Ja kõik asutusele laekuvad, ma pean siit eestpoolt nüüd kinni, asutusele saabunud kooskõlastused on kõik alumises plokis, mis on nii-öelda ootel, kus siis kohalik omavalitsus või keegi muu amet, üldiselt kohalik omavalitsus on siis saatnud kooskõlastamiseks mingisugused dokumendid, on need siis projekteerimistingimuste taotlused, ehitusloa taotlused või siis ehitusteatised näiteks. Et vajadusel saab kõiki siis panna kooskõlastamisele. Ja selleks, et nüüd seda laekunud dokumenti menetlusse või siis kooskõlastamise alustamiseks, kõigepealt tuleb see siis enda nimele võtta. Ma selle numbrile vajutades laeb mulle selle kooskõlastus kutse ette ja kooskõlastaja real, kui see on alles uus, siis kooskõlastajat üldse ei olegi ja pliiatsi nupule vajutades saan selle endale võtta. Nii, ma nüüd salvestan selle ära. Nii, ja nüüd mul avanevad siis erinevad nupud, kus ma saan teha toiminguid. Kui on selline kooskõlastus, kus mul ei ole vaja kolleegide arvamust, et ma saan ise seisvalt selle ära kooskõlastada, siis on siis mitu varianti. Kas ma loobun toimingust? Ei olegi vaja kooskõlastamist. Kohalik omavalitsus ekslikult saatis selle mulle. Või ma kooskõlastan märkusteta. Kõik esitatu sobis mulle. Et saab selle kõik siia panna, kõik kirja. Ja kui mulle ei sobi miski siin, ütlen, et on vaja lahendada, siis panen korraks selle kinni.
läksin nii kiiresti, siis lisan uue kommentaari nupule vajutades, saan ma lisada märkuseid. Ja märkuse objektiks ma saan valida kas kogu taotluse kõikide ehitistega, oletame, et siin on mitu ehitist, või kui on ainult üks ehitis, ma võin selle ainult hoone kohta teha selle märkuse. Või kui ma, ja kogu taotlus oleks siis sellisel juhul, kui ma siin dokumentide osas ka teen mingisuguseid märkuseid, et on midagi puudu. Et siit saab selle valiku teha. Ja milline on siis see eesmärk? Et kas ma saadan lahendamiseks, kas see läheb haldusaktile ehk et kooskõlastan tingimusega, mingit tingimust soovin siis anda, või see läheb haldusaktile, et ma ei kooskõlasta. See asi on absoluutselt seaduse vastane ja igasuguste põhitõdedega vastuolus ja nii seda asja ei saa, et valida saab siis 3 valikut. Kui haldusaktile läheb, siis kõik need valikud kuvatakse ka menetlejale. Ja ükskõik millise valiku tegemisel, siis märkuse väli on kohustuslik. See märkus võibki olla siis tekstiline, kus siis keeldutakse nõustumisest, aga sellele märkusele saab lisada ka faili. Kui näiteks on vaja arvestada mingi dokumendiga või projektiga, mida võib-olla taotlejal ei ole väga kerge ise leida, siis omalt poolt võib kooskõlastaja siis selle dokumendi juurde lisada. On see siis mingisugune projekti väljavõte, millele juhitakse tähelepanu, või siis mõned menetlejad või kooskõlastajad markeerivad ka siis esitatud failidele PDF-i mingeid osasid ära, et see lahendus mingil joonise nurgas ei sobi ja palume see ümber teha või kuidagi lahendada, et siis selle märkuse ilmestamiseks saab siis selle faili siia juurde lisada. Ja siis läheb see kõik ilusti teile. Nii. Aga oletame, et ma tahan siin selle sisekommentaari kommenteerimise ringi teha. Oletame, et mul on kolleeg Tiina, kellele ma saadan selle kooskõlastamiseks. Ma panen talt kiiresti ühte kooskõlastust. Nii. Ja loodame, et Tiina kuuleb mind praegu ja kooskõlastab või näeb siis oma menetlustes seda kooskõlastuse kutset. Ja kooskõlastab mul selle ära. Ma saan näidata, milline siis see kooskõlastus siseringist välja näeb. Aga ma nii palju vahepeal räägin siis juurde, et kuni me nüüd seda ootame, et kui nüüd saabunud kooskõlastust ei tehta ära ja kuupäev saabub, siis saab see kooskõlastus läheb loobutuks, et ei soovinud või nii-öelda selleks vaikimisi nõusolekuks, et märge tuleb juurde, et toimingust on loobutud, aga ja see tööülesanne läheb sealt sisse tulnud dokumentidest ära, et jäävad ainult need, mis siis aktiivselt ootavad seda kooskõlastuse ringi. Värskendan vahepeal lehekülge. Vaatan, kas Tiina märkas, et talle tuli tööülesanne ja tegi meile ära. Nii, Tiina on kogu eelnõule lisanud meile märkuse. Plussmärgist ma saan kommentaaridest vaadata, millised märkused ta sellele kooskõlastusele tegi. Ja sellel kooskõlastuse real paremal pool on nupud, et edastan. Kui ma siia vajutan ja need muutuvad ja siin ma saan siis valida, et milline siis see eesmärk on, et kas ma saadan selle lahendamiseks, see sõltubki siis sellest märkuse sisust, läheb see haldusaktile või ei kooskõlasta, et midagi on vaja teha. Oletame, et seda probleemi saab lahendada. Valin lahendamiseks ja lisan. Ja nüüd see kommentaar sellelt leheküljelt nihkus ära minu sellele pealehele, kooskõlastuslehele ja siia kuvatakse
Tarbijakaitseametis siis Tiina arvamus kogu eelnõule. Ma võin jäädagi niimoodi, et ma edastangi nüüd ainult selle Tiina antud kommentaari kooskõlastamiskutse saatnud omavalitsusele. Või siis ma lisan oma kommentaari ka veel juurde ja läheb ka lahendamiseks, et korrastada asendiplaani legend või vaatame, seal midagi puudu. Ja salvestan. Siis tuleb see minu oma ka siia. 2 märkust ja esitan märkused. Kas ma olen kindel, et soovin märkused esitada? Nii kui need märkused on ära esitatud, toiming lõpeb, märkused edastatakse menetlejale, hiljem neid märkuseid muuta ei saa. Ja nüüd see kooskõlastamise seisund muutub sooritatuks. Ja kui ma lähen nüüd oma töölauale tagasi, kooskõlastused, siis ta läks siit ära. Nii. Ja kui ma nüüd vaatan tabelist neid sooritatud, võib-olla paneme tänase kuupäeva ka, siis on see või alates eilsest, et ma olen siis kutse saanud 23. mail, tähtaeg 2. mai ja see kooskõlastuse kutse on lõppenud sooritatud seisundis. Ja kui ma seda menetlust vaatan, siis ma saan vaadata, et mis me siis kommenteerisime. Ja need ringid siin tähistavad siis mitmendal ringil see dokumentatsioon siis keerleb ja tiirleb meil süsteemis. Nii, see oli nüüd see kooskõlastus. Kooskõlastuskutse saajad saavad ka arvamust avaldada, kui menetleja on sellise toimingu valinud. Arvamuse avaldamisel on ka 3 tabelit, et minu vastutusel olevad arvamusavaldused, minule kommenteerimiseks saadetud arvamusavaldused ja asutusele saanud arvamusavalduse kutsed. Seda on parem mul tegelikult Saue vallalt näidata, ma siin olen teinud ühe Saue. Vaatame kiirelt rolli. Arvamusavaldused. Nii. Huvitav. Polegi ühtegi ära kadunud. Vaatan, kas mul harkol äkki on. Äkki ma juba vahepeal keegi tegi mul ära tööülesande. Issand korra. Võiks päriselt ka nii olla, et keegi tuleb ja teeb tööülesanded vahepeal ära. Minu arvamusavaldused. Vaatame harkol. Ka ei ole ühtegi. Keegi on töö otsa saanud. Lähme siis tagasi TTT alla, seal mul oli vähemalt äkki midagi on. Ja töölaud ja arvamusavaldused. Polegi ühtegi. Ma nüüd pean seda trikki tegema, et ma teen ühe kiirelt. Vaatame. Natukene KOV-i rollist toimetan. Nii. Võtame siit käimas olev. Toimingud. See on uue toimingu arvamusavaldus. Toiming läks teele. Tarbijakaitse.
nii, ja siis neile saabus arvamuse avaldamise kutse. Tabel on samasugune nagu teistel, vajadusel saab filtri kaudu neid vähemaks võtta siit, aga vaatan menetlust ja arvamusavaldus. Kui on sisse tulnud dokumentides, siis arvamusavaldaja kõigepealt tuleb määrata, kes avaldab arvamust. Arvamusavaldaja saab ka vajadusel, vaatan, et ehitisega, menetlusega seotud andmed üle, menetlus, siis ehitised, hetkel on küll projekteerimistingimuste taotlus, aga toimingut see ei muuda. Ei läheb. Issand, ma tegin midagi nüüd valesti. Võtan uuesti. Kui ma liiga kiiresti liigun, siis tal üldse ei meeldi see. Tööle, arvamusavaldused. Nii, nüüd sisse tulnud enam ei ole, sest et ma võtsin selle enda nimele, see liikus minu arvamusavaldust alla. Nii, ma lähen kohe sisekommentaaride ringile. Et sisekommentaaride all siis saab samamoodi arvamusavaldaja valida, et võib-olla on see, kes töösse võtab, on näiteks sekretär, aga tema siis suunab oma spetsialistidele ja palub siis kommenteerida, siis kas on arvamust vaja avaldada või mitte. Aga oletame, et selle puhul mul ei ole vaja arvamust avaldada, et kogemata saadeti valesti, siis ma oletame, et valin nüüd loobun toimingust ja siia ma saan nüüd lisada, miks ma sellest loobun, et näiteks, et puudub seotus ja alus arvamuse. Et siis tuleb ainult see teade, läheb siis kooskõlastustoimingu või selle arvamusavaldus toimingu saatjale, et sellest toimingust on loobutud ja siis kinnitan. Nii. Ja see läks nüüd siis seisukoht läks ära. Et kui on vaja pärast tuvastada, miks sellest loobuti, sellest toimingust, et siis siit saab seda vaadata. Sellele loobumisele faile lisada ei saa, sest loobumise alused on natuke teistsugused võib-olla kui keeldumisalused ja eks see asutuseti on erinev, kuidas nendele kooskõlastuse ja arvamuse avaldamise kutsetele reageeritakse, et kes teevad ametliku kirja, siis pigem soovitan teha seda, mõtlen kooskõlastuste alt selle lahti, lisan uue märkuse kaudu, et siin saab valida seda eesmärki, et kas kooskõlastatakse või ei kooskõlastata, siis siia saab ka selle faili siis lisada. Et kui nüüd see loobun toimingust plokil ei ole seda faili lisamise võimalust, aga kui see vajadus peaks tekkima nüüd, siis me vajadusel võtame siis need ettepanekud vastu ja arutame läbi, et kas ja kuidas me saame selle osa lahendada, et neid asju teile paremaks ja mugavamaks teha. Et neid saab siit teha. Nii. Mis ma veel teile rääkida saan? Et see laias laastus on see kooskõlastuse andmine ja arvamuse andmise need etapid. Ma võib-olla näitan, kuidas see välja näeb kohaliku omavalitsus vaatest, et mida kohalik omavalitsus näeb, kui teie olete midagi arvanud. Ma siia rohkem seda märkused ei pane, ma edastan need märkused praegu. Esitan ära.
äkki mõnes menetluses on see tee ja tunnel. Toimingud. Nii. Et kui nüüd arvamust on avaldanud või ühesõnaga need seisukohad ja märkused on laekunud, siis need kuvatakse menetleja vaates selliselt, et näiteks oletame siin mobiiltesti isik on mul siin üks isik on Harku vallavalitsusest arvanud, et on vaja lisada märkus ja menetleja siit otsustab nüüd, kas ta edastab selle taotlejale lahendamiseks või mitte. Et võib olla selliseid märkuseid, mis ei pruugi, rõhutan, ei pruugi olla asjakohased ja menetleja siin otsustab, kas ta edastab või ei edasta. Pigem on see funktsionaalsus mõeldud kohaliku omavalitsuse sees, kus võib-olla väga täpselt palutakse reguleerida mingit jäätmekonteineri tühjendamist ehitusprojekti etapis, milleks puudub seaduslik alus. Et see võib olla selline täiesti kohaliku omavalitsuse enda siis otsustada, sest ehitusloa menetlust viib tema läbi, aga see võimalus lihtsalt siia on loodud. Et kui on rist, on helesinist värvi, siis tähendab seda, et see nupp on aktiveeritud, et ta ei edasta ja kui on noolekesed valitud, siis see tähendab, et siis see märkus edastatakse taotlejale. Kui on ja siis need plussidest ja miinustest saab siis vaadata, mis märkused need tehti. Ja kui näiteks on eraisik kirjutanud märkuse, siis küll ei nõustu sellega, et ta palub midagi siin teha võib-olla või ütlebki, et mis selle ehitustegevusega kaasnevad, millega tema rahul ei ole, siis vajadusel saab ka selle edastan nupuga siis aktiveerida ja anda siis taotlejale, kas ta siis läheb lahendamiseks või siis on tal mingid muud variandid, et see kantakse hoopiski haldusaktile. See variant, aga ootame, et ma lisan selle praegu lahendamiseks. Et siis saab siit ka seda valikut teha, et läheb edastamiseks. Ja siis näiteks kohalik omavalitsus tagastab täiendamiseks. Et natuke seda kohaliku omavalitsuse sisepoolt ka, et kui te kooskõlastusi või arvamusi avaldate, et kuidas siis nemad seda teie kirjutatud näevad. Kui on fail lisatud, siis seda faili saab ka siit avada ja vaadata siis see menetleja ise. Nii. Ma loodan, et mul nüüd said kõik olulised kohad üle käidud ja selle kohta me selle lindistuse paneme ka siis üles.